Tulin koolitusele, et täiendada enda teadmisi WordPressi osas ja internetiturundusest natuke rohkem teadlikumaks saada. Ja leidsin koolituse internetist WordPressi koolitust otsides. Esmalt, kui ma koolitust otsisin, siis seda eesmärki ei olnud, et tahtsin lihtsalt natukene ennast harida, rohkem asjast aru saada, iseseisvamaks. Ja idee tekkis ajapikku. Ja nüüd, kui koolitus on, täna on meil viimane päev, siis põhimõtteliselt on mul uus koduleht valmis. Vaja on veel natukene seda mudida ja täiendada, aga ma usun, et ma olen head tööd teinud koostöös koolitajatega. Mis oli sinu jaoks koolitusel tähelepanelik, kuidas ta esimest? Mulle meeldis koolituse osas see, et saime teha ühtlasi praktilist tööd, kui ka teoreetilist osa kuulata ja arendada, siis sai väga individuaalselt oma asjadega tegeleda, nii et õpetaja oli sul kohe kõrval, kui sul tekkis küsimus ja probleem. Et nagu ka siin enne välja toodi, et ei olnud see, et teeme üheskoos kõik asja läbi ja siis hakkad otsast peale ise pusima ja vaatama, kas sul midagi jäi meelde või mitte. Vaid et sa saidki tegeleda sellega, mis sind tegelikult huvitab, mille pärast sa siia koolitusele tulid ja koolituse lõpuks valmiski reaalselt see, mida sa siis ootasid. Koolitust soovitaksin nendele, kes on huvitatud enda teadmiste täiendamisest, internetiturunduse osas, sotsiaalmeedia, otsimootori turundus ja kindlasti nendele, kellel on oma alustav ettevõte, kuid tahavad olla kavalad ja kasutada olemasolevaid tasuta võimalusi hästi ja kavalalt ära ja need enda jaoks nii hästi kui võimalik tööle panna.